Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover. Tere armas kuulaja! Kui eelmises saates uurisime lähemalt kliendi teekonda, siis täna kutsun sind hoopis teatrisse. Ja mul on plaanis natukene piiluda ka eesriide taha ja vaadata, et mis roll on külastajatel teatri jaoks, kuidas neid kaasatakse, mis eksperimente teatris tehakse ja lisaks tuleb juttu ka teenusedisaini tööriistast, teenusekaardist, millel samuti teatriga seos. Niisiis on tänases saates teemaks teater kui teenus ja mida kliendid tahavad teatris. Mul on hea meel saates tervitada saatekülalisi. Meil on Pärnust Kaili Viidas, enda teatri lavastaja produtsent. Tere tulemast! Produtsent ka lausa juba, no tere, jah. Ja Tartust siis Edilis Toome, Tartu Ülikooli teatriteaduse kaasprofessor. Tere tulemast! Tere! Et sissejuhatuseks ma võib-olla kõigepealt küsikski, et mis see teatriteadus on ja kuidas sina jõudsid teatrini selles võtmes? Teatriteadus on võib-olla üsna noor eriala, ta on 30 aasta, natuke üle 30 aasta vana, et avati siis, kui Eesti taas iseseisus 90. aastate alguses ja põhimõtteliselt me oleme väga väike osakond, meil töötab ainult 3 inimest, aga me proovime siis õpetada tudengitele, et kuidas teatrit erinevate nurkade alt analüüsida, et ühelt poolt nii-öelda seda teatri esteetikat või seda kunstilist keelt, mida seal laval väljendatakse, aga ka publikut, teatripoliitikat, teatri kommunikatsiooni, et nii palju kui suudame, et siis proovime nagu näidata, et teater ei ole ainult see üks lavastus või üks etendus, mida seal laval näidatakse, vaid tegelikult on see nagu suurem osa ja eriti Eestis, kus teater on üks kõige populaarsemaid kunstivorme, see on tõesti, et iga teine eestlane põhimõtteliselt käib aastas korra teatris, natuke nüüd on see arv vähenenud, et siis see on asi, mida Eestis peaks uurima. Ja kuidas mina selleni jõudsin, et teater on mulle väiksest peale meeldinud, mu ema töötas kunagi Rakvere teatris, ja ma ei ole lasteaias käinud, nii et ma veetsin päris palju aega lasteaia asemel siis teatri tagatubades kui etendusi vaadates, et Tartu Ülikooli ma alguses küll läksin õppima sotsioloogiat, nii et oma esimese kõrghariduse bakalaureus on mul siis sotsioloogias, aga siis sain teada, et on olemas teatriteadus, astusin sinna, ühel hetkel tegin seal doktorikraadi ja nüüd siis ise õpetan ja teen ka teadust Tartu Ülikoolis ja ma ise isegi eelistan sõna teatri uurimine, aga kuna meil see ametlik erialanimetus on teatriteadus, siis võime seda edasi kasutada. Väga hea. Ja Kaili, meie teed ristusid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, et sa tulid õppima teenusedisaini ja kas me võime öelda sinu kohta kui ainus lavastaja Eestis, kellel on taskus ka teenusedisaini magister? Ma arvan küll, et võime öelda niimoodi, jah, ma küll ei usu, et keegi on viitsinud seda läbi teha, et see ei ole niisama, et ilmselt jah. Aga kuidas sinu tee teatrisse ja ma tean, et sul oli ka just esietendus, et kuidas enda teatril läheb? Enda teatril läheb ilmselt väga hästi. Mina olin hoopis ERMis ja tegin Musta Kastiga koostööd, et tuli hoopis muuseumi seinte vahel selline veidi etnograafilisem ja ajalugu uurivam nagu lavastus välja. Aga tee teatrisse on minu puhul väga kirju olnud, kui ma pean tunnistama ausalt öeldes, et mul ei ole sellist teatriperekonda mitte kuskilt otsast, et minu peres on matemaatikud, raamatupidajad, ehitajad, niisugused korralikud Eesti inimesed, et kes ehitavad riiki ja ehitavad inimestele ühiskonda ülesse. Et ma ei tea, kuidas minust selline kultuuriinimene sai, et ju seal midagi sellist nagu maagilist on või sellist ligitõmbavat. Aga mina alustasin näitleõppega ja mõnes mõttes ma võin öelda, et lavastajana ma olen ikkagi diletant ise hakanud, et ma olen turusolki ja ma olen selline, kellel ei ole sellist ametlikku know-how'd, et minu nagu tee on kõik praktilist laadi, et ma ise, mulle meeldib nimetada seda niimoodi, et ega siin ei ole midagi teha, kui sinu sees on üks helikopter ja kui sa oled näitleja ja see helikopter tõuseb kõrgemale, sul tekib laiem helikoptervaade, sa hakkad nägema lavastust, sa hakkad mõistma neid jooni, mis lavastuse sees on, sa tahad ise ka proovida. No ja kui nüüd seal lavastajana hakkab natukene tekkima see tunne, et nagu tahaksid kõrgemale tõusta, et vaataks, et sa näed veel laiemalt seda asja ja siis juhtubki see, et sa tahad minna edasi õppima
ja ma tean, et see moment, kus ma seda teenuse disaini õppekava siis vaatasin ja mõtlesin, et mis asi see siis tegelikult on, et iseendale nagu ümber sõnastada, ma arvan, et see läks nagu rusikas silmaauku, sest et seal on ilmselt sellised seosed, mille peale võib-olla teenuse disaini valdkonna inimesed nii tugevalt ei saagi tulla, sest nad ei tunne teatrit seestpoolt. Aga olles nagu teatriga nii tihedalt seotud, siis ma hakkasin nägema neid seoseid juba seda õppekava pealt ja no sealt edasi võiks ütelda, et see teenuse disaini õppekava või siis nagu teenuse disaini ja siis juhtimise eriala pigem nagu 2 ühes on seal, et see õpetas mind võib-olla rohkem lavastama, et just nimelt seda protsessi juhtima, et lavastamine kui protsess, et ta õpetas mulle seda vaadet hoopis. Ja kui rääkida sellisest produtsendi poolest, siis tegelikult protsessi juht on suures osas ju ka loominguline produtsent oma ideelt, et tema vastutab lõppkokkuvõttes, et kuidas see loominguline elamus jõuab siis nagu vaatajani, mis hoovad seal nagu vallanduvad ja mis ei vallandu, et kui emotsioon ei jõua kohale, siis on suures osas ikkagi nagu loomingulise produtsendi viga tegelikult. Vot selline nagu võib-olla siis nagu kiire kaar nii ütelda siis selle teenuse disainini. Väga põnev ja mulle nagu tundub, et teater ühest küljest on nagu hästi siuke traditsiooniline, aga teie olete ka sellised uuendusmeelsed, et te tahate, et asi areneks. Pigem, ma arvan. Ja mina arvan küll, et oleme jah. Et... Mina vist ei ole, ma olen vist hästi konservatiivne tegelikult, aga mulle meeldib, nagu mul on vist see seestpoolt urgitseja, et mul on natukene igav ka võib-olla, aga mulle nagu meeldib, kui asjad nagu liiguvad. Mulle ei meeldi see paigal seis, et ma oma olemuselt olen nagu selline, jalad maas, aga kogu aeg nagu mutt mulla all tead, läheb kogu aeg edasi uut hunnikut tegema. Natukene on see tunne. Ja aga ma arvan, et teater on, et kuna nagu ma ütlesin, et see on nagu nii populaarne, et asjad, mis on väga populaarsed, need ongi tihti, neid on nagu raske muuta, et mulle tundub, haridus on näiteks ka selline, et meil kõigil on, me oleme kõik koolis käinud, siis meil kõigil on arvamus selle hariduse kohta ja mulle tundub ka teater on ka natuke selline, et hästi palju arvatakse, et seal peab hoidma seda saladust ja keegi ei tohi teada, mis seal kardinate vahel toimub ja et publik võibki istuda ainult saalis, et mulle tundub, et üldiselt need ajad on nagu läbi, et on täitsa normaalne, et inimesed saavad rohkem aru, mis erinevates teatriruumides toimub, et ei ole enam see, et sa astud uksest sisse, vaatad etendus ära, lähed koju ja see on ka ainult teatrikogemus, et me peaksime nagu vaatama seda laiemalt, aga kindlasti jah, et kõik võib-olla teatriinimesed ei ole veel valmis selliseks avatuseks või nagu uste laiemaks avamiseks publikule. Jah, sest seal on vist tegelikult ka see juba, et mingid uuringud ikkagi näitavad, et inimesed saavad palju sügavama kogemuse, kui nad teavad tegelikult lugu ka ette ja nad oskavad juba jälgida, nad näevad seoseid, nad näevad seda psühholoogilist poolt, et see eelteadvustamine või nagu loo jutustamine on hästi oluline aspekt selle nii-öelda inimese juures, kes peab teatrisse jõudma, kliendi teekonna juures, ütleme siis nii teenuse disaini nagu mõistete järgi, et kus kohas see impulss tekib, eks ole, et kus kohas selles ajendite puntras või nii-öelda teadvustamise puntras, kus kohas see trigger on, et ühel hetkel sooritada see otsus, et seda etendust ma tahan minna vaatama. Et see on hästi oluline. Aga kui me nüüd paneme ennast ise nagu külastaja või teatripubliku rolli, et mis teid tõmbab täna teatrisse, et mida te ootate? Mina ei ole, ma arvan, et ma ei saa mitte kuidagi esindada seda nii-öelda tavalist teatrivaatajat, et tõesti eelmisel aastal ma vist tegin oma teatris käimise rekord, et ma vaatasin kokku 113 etendust. Et ma proovin sellel aastal... Sa oled tõeline eestlane, nagu selles kõige paremas mõttes. ja ma tean absoluutselt inimesi, kes käivad teatris rohkem kui mina, eks ka nemad on need teatriuurijad või kriitikud. On ka 200 korraga. Ja ma arvan, et siuke blogija nagu tantsumees, kes võib-olla on inimestele tuttav, et tema kindlasti käib palju rohkem. Et nüüd ma sellel aastal olen proovinud seda vähendada ja mina olen ka võib-olla inimene, kes läheb teatrisse vabalt seljakoti ja teksab ükstega otse töölt ja et kindlasti paljude inimeste jaoks teater on veel koht, kus saab ennast korralikult riidesse panna, mis minu meelest on väga väärtuslik, et see on ka väga tore, kui inimesed nagu teevad sellest teatrikülastusest sellise piduliku sündmuse, ma ei tea, minnakse sööma, tehakse soeng, et see on nagu tore õhtukaaslasega väljas. Aga et mida ma teatrist ootan, et kuna tõesti ma olen elus väga palju teatrit näinud ja tihti ikkagi oskan
ette aimata või vaatan seda võib-olla nii-öelda natuke teise pilguga, et siis mul on alati tore see, kui ma saan aru, et ma nagu unustan oma professionaalse pilgu ja saan ikkagi selle elamuse, et lähen etenduselt koju, mõtlen, et issand, mul oli nagu nii tore õhtu, et võib-olla peab isegi minema teist korda uuesti vaatama, et nüüd seda professionaalselt vaadata, et mida siis seal laval täpselt tehakse ja seda ikkagi mingid korrad aastas juhtub, et ma lihtsalt saan nagu justkui siis ma ütleks selle tavalise teatrikülastaja elamuse, naudin seda õhtut iseennast ja ei unustan ära kõik selle nii-öelda teadlase pilgu, millega ma võib-olla teatrit tihti vaatan. No ilmselt minu puhul on natukene teine see lugu, et see just see impulss või mida ma teatrist otsin, et olles just nagu vaadanud ka nagu üle need samad nagu erinevate nii-öelda teatriküsitluste uuringute tulemused, just täna hommikul igaks juhuks sirvisin üle, et mälu oleks värske nii ütelda, siis ma ikkagi vaatasin seda, et kõik need väärtused, mis on ikkagi küsitlustes välja tulnud tavavaatajate poolt, et need on ikkagi ka minu väärtused, et teinekord on see tegija, teinekord on see lugu, mõnikord on koht, mõnikord on hoopis see, et millal see on, et see väärtus, miks ma lähen vaatama, võib-olla täiesti erinevas punktis, et ükskõik, kas siin vaadata nagu nii-öelda seda kuldse ringi siis laiendust, eks ole, et miks, mida, kuidas, eks ole, kes, kus, millal, aga et need impulsid, miks minna nagu hästi lihtsas keeles, on tõesti, see võib olla, vot seda lavastaja tööd ma tahan näha. See on hästi sageli minu puhul, et ma just lavastan minu jaoks impulss, ma soovitangi tegelikult rohkem hakata jälgima nagu lavastajat, sest lavastaja, kui sul ühe lavastaja käekiri või selline nagu mõtlemisviis meeldib, siis suur tõenäosus on, et tema lavastused räägivad sinuga sama keelt. Et siin ja väga tihti on ikkagi ka impulss selles, et mulle meeldib näitlejateater hästi tugevalt, et näitleja mäng, näitleja psühholoogiline mäng ja siis kas kombineeritult mõne sellise nagu visuaalteatri võtestikuga või kujunditeatriga või siis nagu muusikaga, et mulle meeldib see kombinatsioon alati, sest ma olen lugude inimene, ma otsin seda lugu ikkagi, et mulle meeldib lugu ja mulle meeldib enamasti lineaarne lugu, mis võib olla ka tükeldatud muidugi, aga see lineaarse looga on niisugune väike trikk seal küll, et see lineaarne lugu võib olla ka selline, et mida kohe nagu isegi ei pane kokku, aga see lineaarsus tekib nagu vaataja peas siis omakorda, et seda ma ka naudin, et kui ma saan selle võtme kätte, aga on ka neid juhtumid, kus ma ei saa seda võtit kätte ja siis ma olen pettunud, eks ole. Et ja see pettumus on vist selline asi, mis ma olen vist selle koha pealt nagu ikkagi eelarvamuste rohke inimene jah, et väga raske on pettumust pesta. Et see on see, mis võib-olla on ka üks ajend minu enda jaoks seesama see teenuse disaini küsimus, et kuidas seda pettumust tekiks vähem. Et seda pettumust või sellist nagu vale, pettumus võib olla ka hea, kui see on taotluslik. Kas ta on seotud ootustega? No just nimelt, et seesama ootus, et kui mulle öeldakse, et täna õhtul te näete maailma kõige halvemat teatrit, ja siis ma ei näe seda maailma kõige halvemat teatrit, siis see on ju pettumus, eks ole. Et päris hea oli tegelikult, eks ole. Aga see halb võib olla ka hea. Okei, nüüd läheb võib-olla liiga keeruliseks, et läheb nagu süükseks ümber nurga mõtlemiseks. Ja isegi kui sa said positiivse kogemuse, siis sa oled pettunud. Jah, sest see on piisavalt halb. Ja, aga selles mõttes ootuste küsimus on huvitav, et tõesti selline viimane nagu suur üle-eestiline teatriuuring tehti aastal 2015, mille viis läbi Juhan Kivirähk ja seal siis küsiti, et või sellest uuringust selgus, et tegelikult üle 50% inimesi ei tee seda teatrisse mineku otsust ise. Nad lähevad kaasa kellegagi. See võib olla, eks ole, grupitellimus, ma ei tea, lähed kaasa oma kaaslasega ja nende hulgas on rohkem mehi. Nii et kui tahta nagu utreerida, et siis me võime arvata, et meil on saalis näiteks igal õhtul umbes pooled inimesed, kes tegelikult ei tea, mida nad vaatama tulid. Ja täpselt selles mõttes ma olen nõus sellega, mis Kaili räägib, et siis see pettumus võibki olla üsna suur, et see ei olnud minu valik. Jah, see on minu valik, et täpselt, et kas sa tahad, et sa lähed restorani, keegi ütleb, et sa pead seda sööma või et kuule, et sa pead need riided siit ostma endale, et me ju igapäevaselt eeldame, et me saame nagu ise neid valikuid teha, aga siis on keegi selle sinu eest teinud, kuigi jällegi tulles tagasi selle teatri sümboolse väärtuse juurde, et ma arvan, et on ka näiteks väga tore minna oma kaaslasega lihtsalt teatrisse, sellepärast, et sa armastad teda, minna temaga kaasa, veeta see õhtu, isegi kui see pole nagu sinu valitud lavastus, aga et me näeme tegelikult seda ja küsimus ongi see, et kuidas inimesed saaksid nagu paremini aru või millised on need
abistavad materjalid, mida nad saavad, ma ei tea, ennem läbi töötada, et sa ei istu seal ja ei mõtle, et issand, ma täna õhtul üllatun, et see kestab tund aega või see kestab 5 tundi või appi, et siin võetakse riided seljast ära või see lugu nagu mind üldse ei puuduta, et tegelikult see on nagu küsimus jah, et kuidas inimesed saaksid sellest paremini aru, sest uuringud näitavad, et siis on suurem tõenäosus, et nad selle õhtuga ka rahule jäävad ja uuesti tagasi lähevad. Ja no sa võtsidki tegelikult ette ühe suurema eksperiment-uuringu, kui nii võib öelda, et sa süüvisid numbritesse ja need numbrid ei olnudki nii roosilised tuleviku mõttes. Jah, noh, selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et tõesti Eesti on mingis mõttes ikkagi erakordne riik, et sellist teatris käijate hulka, ma arvan, et see on võrreldav Soomega, kus nüüd ma tean, et pärast koroonat ei ole publik teatrisse tagasi tulnud. Me võime võrrelda ennast Islandiga, aga Island ei ole väga hea võrdlusmaterjal, sest see on riik, kus on lihtsalt nii vähe inimesi, et kui seal juba inimesed nagu teatris käivad, siis need arvud ongi nii-öelda suured. Ja ma arvangi, et asjad nagu praegu on veel enam-vähem hästi, et me nagu teame, et 40% Eesti inimestest jõuab vähemalt korra aastas teatrisse, aga kui me ikkagi vaatame noori, et siis see on nagu see koht, mis muutub järjest problemaatilisemaks. Neil ongi igasuguseid muid tegevusi, et miks minna teatrisse, kui sa võiksid lihtsalt, ma ei tea, vaadata Netflixi või olla ise YouTube'is influencer ja sisulooja, et sealt need probleemid tekivad ja sellepärast jah, me Tartus siis viisime Vanemuise teatrisse hulga noori inimesi, kes eriti teatris ei käi ja vaatasime, et kui me pakume nii-öelda selle etenduse juurde erinevaid tegevusi, et kas see aitab neil sellest nii-öelda siis õhtust paremini aru saada ja võib-olla toob nad ka sinna tagasi. Ja tegelikult me proovisime viia teatrisse ka siis vene keelt kõnelevaid inimesi, kes minu meelest ka arvestades nende suurt hulka Eestis ja arvestades seda suurt hulka Ukraina põgenikke, kes meil on siia jõudnud, et ka sellega Eesti teater nagu väga ei tegele, aga kahjuks need venelased kuidagi selle uuringu käigus kadusid vaikselt ära, nii et tundub, et kui need noored ikkagi tulid meil nagu kohale kõikidele asjadele, need Eesti noored eriti. Ja noored olid vanuses 18–25. Et siis need vene inimesed ka nagu selle uuringu käigus kadusid, nii et võib-olla see on ka mingi sõnum nagu Eestis mitte ainult kultuuripoliitika, vaid üleüldse nagu sellise võib-olla valitsejatele, et mis on ikkagi see vene inimese roll ja kuidas ta ennast tunneb selles Eesti kultuuriruumis. Ja te jõudsite tegelikult ühe põneva käsiraamatuni, et aidata. Jah, põhimõtteliselt eelkõige teatreid, aga ma loodan, et teised kultuuriasutused võiksid sealt nagu mingit abi saada, et see on publikukaasamine.ut.ee, kus me siis pakume välja mingisuguse nii-öelda tööriistakasti, kust võib täitsa vabalt vaadata, et ma ei tea, kui teha enne etendust mingi loeng või pärast etendust kohtumine näitlejatega või hoopis jalutuskäik enne etendust selle teatri ümbruses, kui ilm seda lubab, et mis see tähendab, kuidas seda peaks läbi viima, mis on selle plussid, aga mis on ka selle miinused, mida tuleb arvesse võtta, et loodetavasti nagu siis need teatrid või kultuuriorganisatsioonid saavad sellisest asjast kasu, et soovitan seda kõigil vaadata, ootame ka tagasisidet, kui teil on veel lisaks mingisuguseid, ma ei tea, teisi asju välja pakkuda või te proovite ja absoluutselt ei tööta, et siis me loodame, et see uuring võib-olla nagu jätkub, et me saame sinna veel tulevikus mingisugused teadusrahasid juurde, et me saame selle teema nagu edasi tegeleda. Ja ma tegin nagu nalja ka, et kas sa ise teadsid, et sa tegid teenuse disaini, et kaasasid publikut, tahtsid süvitsi teada, miks nad ei käi, mis aitaks ja mõtestasid täpselt sellega, et jah, me ise küll selle peale niimoodi mõelnud, aga ma ei ole olnud ka ainult ei ole ainult töötanud teadlasena, et ka mina olen tegelikult kunagi Kailiga küll lühidalt, sest ta oli emapuhkusel töötanud koos Endla teatris, olen pidanud olema selle teatri turundus- ja kommunikatsioonijuht ja ma arvan, et eriti sellel positsioonil teatris sa tegelikult mõtled nagu laiemalt kui ainult see lavastus, alates tõesti sellest, et kellele see lavastus võiks olla üldse suunatud, milliseid kanalid sellisel juhul kasutada, et kuidas tegelikult jõuda selle publikuni, keda... Kas iga lavastus leiab oma publiku? Jah, täpselt, ja see on minu meelest kõige suurem küsimus, et tõesti ma arvan, et Kaili võib kohe rääkida, kuidas see teenuse disaini vaatest on, aga et teatri uurimises kasutatakse sellist sõna nagu ideaalpublik või et meil on justkui nagu see tunnetus, et kui lavastaja hakkab lavastama, et siis ta vähemalt mõtleb oma peas, et kes see inimene on, kes on see ideaalne
nagu vaataja. Tõlge persona. Või noh, et mudel, või tegelikult see on isegi nagu mudelvaataja, et noh, et see tuleb kirjandusteaduslikult mõistest mudellugeja, et kui me nagu loome mingit kunstiteost, on ja, aga küsimus ongi selles, et kas see mudel, inimene siis, kellel see mõeldud on, tegelikult jõuab sinna saali ja noh, kõik uuringud näitavad, eks ole, et me võime rääkida sellist sõnast publik, aga publik koosneb individuaalsetest inimestest, kellel on absoluutselt erinev nende valmisolek sinna teatrisse tulla on erinev ja see ei sõltu ainult sellest, palju nad millestki teavad, võib-olla nad on väga väsinud, võib-olla neil on nagu olnud mega raske päev, täpselt nad tulevad sinna oma kaaslase, kellesse nad on armunud, nad ei jõua üldse mõelda sellele, mis laval toimunud, mõtlevad ainult sellele, kas ma võin tal käest kinni võtta või mitte, et selles mõttes jah, et see on ka selline paradoks, et me räägime publikust, aga tegelikult on seal, ma ei tea, 200, 400, 500 indiviidi, kes on täiesti erinevat moodi seda teatrit nagu vaatavad. No võib-olla see ongi see ajastu märk, et me oleme siiamaani vaadanud kogu aeg nagu neid auditooriumeid, kliendi sihtrühmi kuidagi väga nagu jah, nagu udukogudena numbriliselt, et meil on saal täis, aga kes nad täpselt on, mis nende ootused on, mis vajadused, lavastaja, kuidas lavastaja seda näeb? Üldiselt lavastajad ei tegele sellega nii palju, et laste tükk või täiskasvanute tükk, et see ongi, nüüd räägitakse rohkem ka võib-olla sellisest, see on vanema inimese tükk, seda räägitakse ka, aga üldiselt muud ei tehta. Aga siin nagu eksperimendi mõttes või noh, et kui ma nagu kuulan praegu seda, ma olen lugenud ka seda Edilis Anneli ja siis Oliveri kirjutatud seda brošüüri, tööristakasti, nagu te ütlete, et seal on väga palju tegelikult sellist, mida juba teatrid ka osaliselt teevad, aga mulle tundub, et seal on palju sellist, et just nimelt, kui me räägime sellest noorest vaatajast, et seal on palju tegemata tööd. Sest see on see lünk, millega tegelikult teater peab tegelema ja siin on üks nüansikene, millega peaks võib-olla, seda peaks mõtestama tegelikult, on see, et teatrid peavad ikkagi endiselt üksteist iseenda konkurendiks. Et nad arvavad, et teatri konkurent on teine teater, aga tegelikult ongi just nimelt seesama Netflix, jõusaal, arvutimäng, vanaema ka konkurent, et noh, et niisugused asjad on. Kuidas vanaema on? No kas ma lähen vanaema juurde või lähen ma teatrisse, vanaema teeb pannkooke ju. Et noh, et seal ongi juba see vahe, et mida ma siis pakun selle asemel, et seal peab ühte asja nagu vaatama, kui me räägime nagu Maslow püramiidi vajadustest, et seesama mees on ju, kes läheb oma abikaasaga teatrisse, et tema saab siis nii-öelda niisuguse sotsiaalse siis nii-öelda tasandi vajadused rahuldatud, eks ole, aga noor tahab väga palju just seda tippu saada, seda eneseteostuse kohta, sest et temal on see tegemata oma elus ja see on see koht, kus kohas nagu tegelikult see nagu hõivatus või kaasahaaramine tegelikult toimub, et mida rohkem on tema kaasatud sellega, et ta saab ise ennast teostada läbi teatrikülastuse, seda rohkem on ta nagu võlutud sellest, sest et tema tuleb maailmast, kus kohas on arvutimängud, mismoodi tema ise mõjutab maailma, ta on hoopis teises sellises nagu suhtes iseenda kehaga ka juba, et kas või seesama, et maailm muutub tema peos, mitte tema ümber, et seesama nagu virtuaalne maailm versus nagu nii-öelda neljanurkne füüsiline maailm, kuhu ma võin oma küünarnukki ära lüüa. Et juba need erinevused on nii tugevad, et siin peab mõtlema nagu ühiselt tegelikult võiksid teatrid seda teha, mitte nagu pidada üksteist konkurentideks. Et see on nagu selline üks nüanss. Aga nüüd, kui rääkida korra sellest ideaalkliendist, nüüd ma hakkasin vuristama, et lihtsalt, et nüüd rääkida sellest ideaalkliendist ja sellest persoonast, et ma tahaks rääkida ühest katsest. Nagu see on katse ainult mulle endal olnud siiamaani. Et mul oli selline periood, kus ma pidin hakkama tegema Rocco ja tema vennad lavastust, aga siis erinevatel põhjustel see lavastus jäi ära esialgu, see lükkus edasi. Ja siis ma pidin hakkama otsima uut materjali ja kuna ma olin juba teenusedisaini õppekavaga liitunud ja mul olid juba teatud hulk nagu tööriistu käes. Ja siis ma istusin laua taga maas ja mõtlesin, et mismoodi läheneksin, et kui ma nüüd peaksin minema täiesti nullist. Ja ma võtsin ette Endla teatri uuringud, vaatasin, kes on keskmine vaataja, vaatasin tema haridust, vaatasin tema vanust, vaatasin tema siis nagu geograafilist asukohta, võtsin selle kõige keskmisema, kõige lojaalsema nii ütelda siis nagu publikusegmendi, ehk siis naisterahvas, vanus 35–55, keskmisest kõrgema haridustasemega, pärit enamasti kas Harjumaalt või Pärnumaalt, noh rääkides Endla teatri kontekstis. Ja siis ma hakkasin kaardistama, et mis on tema vajadused, mis on tema hirmud, mida ta kuuleb, mida ta tahab, ja siis ma jõudsin sellise nagu materjalini, nagu seda on žanriliselt selline südamlik draama, ta tahab nutta ja naerda ja siis ma jõudsin materjalini helluse keeles.
ja see on nagu selline, tänaseks on ta nüüd viimase etenduse ära mänginud, ta on maha läinud, aga see tagasi, mis mulle tuli just nagu publikult, ma ei ole nii palju saanud võõrastelt inimestelt lähenemist, et oi, see pani mind tütrega rääkima. Me saime nii palju jutustada ja see oligi suunatud emale ja tütrele põhiliselt. Et naised teatris ja naistele meeldib rääkida tunnetest, meeldib rääkida suhetest ja see oli hästi tugevalt nagu neile suunatud ja tagasiside oli ka selline. Aga nüüd ma viskan mündi teistpidi. Oli siis see, kohe mul tekkis kohe tohutu süümepiin endal loojana. Ja ma teadsin, et mul see Rocco on tegelikult kuskil ikkagi ja siis ma surusin ikkagi selle nii-öelda, et ma tahan seda ikkagi teha, sest minu meelest on see just nüüd järgmisena populaarsuselt järgmine segment, on tegelikult seesama haritud mees, kes käib teatris oma naisega, kes peab käima teatris. Nii-öelda see on nüüd nii nagu, tegelikult on neid mehi ka, kellele meeldib teatris käia, see on väga suur liialdus, eks ole. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma tahaks teha seda niimoodi, kogu juba turundus, kogu visuaal, eelinfo oleks juba selline, et mees ütleks, naine, ma leidsin meile teatrietenduse tänaseks, et tuleks teiselt poolt see impulss. Ja see ka õnnestus. Just, et selles samas selles, et sa sõnastad endale, et kellele sa teed, et sa teed nagu just nimelt sellele nii-öelda tugevalt keskmisest nooremale või väga keskmisele vanusele nii ütelda meesterahvale, kes on edukas või tahab olla edukas ja ta tahab nagu just nimelt seda, et oma maskuliinsust nii ütelda nagu võimestada nagu positiivses mõttes ja et see kuidagi väga hästi töötas. Sest et sealt on tulnud just nimelt meeste poolt just seda, et lõpuks mulle ka midagi, võt nüüd oli huvitav, oi, see on minu jaoks parim asi üldse olnud, et sealt on tulnud seda, et see, et just nimelt see vastandlikkuse pool, et ma olen teinud nagu väga lähestikku 2 lavastust, kus ma nagu sellega tegelikult tegelesin väga süvitsi, et just selle persona või siis ideaalkliendi või ideaalvaataja läbi kaardistamise läbi. Väga hea näide. Jah, et kuidagi mul tekkis lihtsalt siit mitu mõtet, et mis sa tegelikult ise, Mari, ütlesid, et meile tundub, et publik on nagu üks, et kas me mõtleme, et kes on need rühmad selle publiku sees ja kuidas nendeni jõuda. Et toon lihtsalt näite, et ma just veetsin nüüd nädalavahetuse Helsingis, käisime Eesti teatri uurijatega ja siis laupäeva õhtul külastasime siis Soome rahvusooperit, tegelikult isegi rahvusballetti ja vaatasime seal lavastust, mille nimi oli Transsi. Et see R on siis sulgudes, et võid siis lugeda ka tegelikult ka tanssi, et ma saan aru, et see on siis nagu viide tantsule, aga teistpidi nagu transile. Ja see lavastus koosnes 3 osast, sellised 3 nagu siis ütleme modern balletti või pigem nagu kaasaegset tantsu esindavat nagu esteetikat, kohtusime ennem ka selle balleti kunstilise juhiga, kes ütles, et see ei ole tegelikult see, mida inimesed balletist ootavad, et inimesed tahavad ikkagi näha sellist klassikalist narratiivset balletti ja ka see, kuidas siis pakkuda sinna ümber midagi muud, oli see, et pool tundi ennem selle etenduse algust oli siis selle ooperimaja siis foyees DJ ja pärast etendust järgnes sellele reiv. Et kõik inimesed, kes olid teatris, sinna mahub 1365 inimest, said pärast etendust jääda siis 8 tunniks reivile. Ja see oli lihtsalt nagu nii tore kogemus, kuidas täiesti erinevas vanuses inimesed, 60-aastased, nad ütlesidki, et nende põhipublik balletile on, ma ei tea, 55-70 need inimesed, aga see oli täiesti, sa nägid ka nagu väga sellised noored, hipp, inimesed, kes olid tulnud sinna, kõik siis tantsisid pärast selle DJ nagu muusika järgi seal selles foyees, neil oli eraldi kokteil sinna tehtud, et et tegelikult see kogemus, et sa nagu rahvusooperi või rahvusballeti foyees reivid, et ma arvan, see ei ole nagu suuremusele inimesele, nagu suuremusadele inimestele nagu üldse harjumuslik ja väga huvitav oli ka see, kuidas etenduse lõpus läks lavale rahvusballeti juht, kes ütles, et see etendus ei müü väga hästi. Palun, aga et see on väga kõrge tasemele, palun soovitan oma sõpradele, et nad tuleksid seda vaatama. Et ma ise mõtlesin, et kas Eestis on võimalik, et teatri kunstiline juht läheb ja ütleb, et see etendus ei müü. Et ma nagu ei taha sellist asja nagu öelda välja, et ma ei tea, et kas see nüüd aitab kaasa, aga et ka see, et sa mõtled ka sellele, et tegelikult me oleme loonud lavastuse, mis ei ole võib-olla mõeldud sellele kõige traditsioonilisemale publikule, aga siis me kasutamegi täiesti teisi vahendeid ja võib-olla ka see traditsiooniline publik saab hoopis uue kogemuse,
et tema tuleb ka selle 65-aastane ja saab hoopis reivi kogemuse, millest ta pole nagu midagi ennem kuulnud ja see võib olla talle ka nagu huvitav, et see on, et sa saad ka seda kogemust pakkuda sellest etendusest väljaspool, mitte ainult selle etenduse sees. Just, et siin nüüd võib-olla põrkuvad nagu kaks vaadet, et kui me oleme tavaliselt teenusepakkujana, et meil on nüüd nagu mingi teenus, me müüme piletid ja siis, kui teenus lõpeb, siis oli tore, aga kui mina olen välja tulnud külastajana või kliendina, siis mina tegelikult tahan nagu tervikut sellest õhtust. Et need põhivajadused, ma tahan midagi süüa, ma tahan midagi juua, ma tahan oma sõpradega natukene nagu arutada ja ma tahan mingit meelelahutust. Ja siis on nagu küsimus, et miks siis teenusepakkuja ei võiks nagu selle terviku peale mõelda, mind natuke üllatada, et kui me näiteks mõtleme, et tantsimise peale, ma ei tea, millal te viimati käisid tantsimas või kuhu üldse minna, et vahel võib-olla ikkagi tahaks, aga enam ei tea isegi neid kohti. Et jah, see tervikkogemus. Jah, seal tulevad needsamad, ongi see nii-öelda võimaldavad teenused, eks ole, nii-öelda ja võimestavad, on ju. Et kui ma räägin võimestavatest teenustest, siis see peaks tegelikult süvendama seda nii-öelda lavastuse siis nii-öelda kogemust. Et ta peaks olema nagu, kuidas ma ütlen, et kui me teeme nii-öelda kahe inimese süva nii-öelda nagu psühholoogilise loo ja pärast seda on reiv, siis see võib-olla ei lähe kokku, on ju. Aga et see on hea näide sellest, mismoodi nagu üks võimestas teist võib-olla, et see selline, et ma isegi ei tea, olles mitte nagu olnud kohal, et tegelikult kumb see suurem sündmus lõpuks oli. Et aga publiku seisukohalt võib-olla see ei olegi oluline, sest tema saab oma tervikelamuse teistmoodi. Sest samamoodi võib olla juhtuda ka täiesti vastupidi, et kui me räägime just nimelt sellisest kaasamisteatrist või sellisest nagu postdramaatilisest ilma hoiatuseta inimene, kes satub sinna, võib sattuda väga negatiivse kogemuse osaliseks, ta tõmmatakse mängu kohas, kus ta ei taha seda. Ja see ei pruugi olla meeldiv üllatus. Et see on see, me räägime jälle nagu siis sellest eelkommunikatsioonist, et mismoodi see jällegi on. Et siin on see huvitav, selle tasakaalu leidmine ei ole lihtne, aga sellega peab tegelema ja see tasub ennast lõpuks ära tegelikult. Jah, võib-olla just see, et tänapäeva inimene otsib seda elamust ja minu meelest Rocco ja tema vennad, sa väga hästi ka ju tõid seda lisaväärtust, et sa tõid selle, kuidas sa nüüd nimetad? Boksiloožiks nimetan seda. Boksilooži, ja sa said selle pileti täiesti sinna boksilooži äärde. See oli päris nagu keeruline tegelikult protsessi mõttes, et seda veenda kogu nagu organisatsiooni, et me teeme lisakohad, et see tähendab seda, et me võtame lavalt ruumi vähemaks, see tähendas nii-öelda orkestriaugu alla laskmist ja selle nii-öelda nagu väljatöötamist, sest seda pole tehtud ennem. Aga mida see publikule andis, on ikkagi see, et need, kes selles looži osas istuvad, ma ei tea, circa kas 20 inimest, võib-olla isegi vähem, nemad saavad ju praktiliselt lavastuse sees olla, ütleme niimoodi. Higi ja pisaraid. Just, sõna otseses mõttes isegi, et ma olen aru saanud, et nad saavad ikka nii lähedalt seda elamust, et ja seda on väga huvitav ka jälgida, mismoodi seal hakkab teistmoodi see energia nagu tööle, nagu täiesti kõrvaltvaatajana. Et see, kuidas nad nagu peavad seal, kuidas ma ütlen, nad alguses tunnevad, tegelikult kui publik seal alguses istub, siis nad tunnevad, issand, me oleme nii fookuses, aga mõni tahab seda. Ja mõni juba teadvustatult võtabki selle pärast ja siis mis temaga juhtub etenduse ajal on see, et ta unustab ära selle ja ta lihtsalt naudib seda, et need on tema ümber, et nüüd mehed boksivad siin samas, lendab higi ja lendavad emotsioonid ja see on sul tõesti niisuguse meetri kaugusel, võib-olla isegi lähemal kohati, et ta on nii lähedal, tegemist on suure lava lavastusega, et muidu sa võib-olla vaatad seal mingisugune 20 meetri pealt, eks ole, kui sa rõdul oled, aga siis sa oled nii lähedal, sa näed näitleja poore ka juba nagu, et et sa näed igat väiksemat emotsiooni nagu seda, kuidas ma ütlen, nagu tibu ja see tähendab seda, et sa näitlejana ka oled teises situatsioonis, et see näitlejalt nõuab see mitme tasandi mänguoskust omakorda, et sa suudad psühholoogiliselt mängida ja ka ülisuurelt samal ajal, sest enamik publikut on kaugemal. Et see on nagu selline ka selle asja nii-öelda kokku nii-öelda nagu viimistlemine ei ole alati nagu nii lihtne. Ja minu jaoks siin tõstatubki vist nagu kaks teemat ja ma arvan, et Kaili ütles väga õigesti, et see ongi nagu just, et see nõudis nagu veenmist, et sellist asja teha, et mulle tundubki, et see ongi nagu see nii-öelda see nagu
shift või nagu, et inimesed peavadki hakkama teistmoodi mõtlema, mustrite muutus. Et sest teatris, eks ole, ja mis on täiesti loogiline, et kui sa oled õppinud näitlejaks, siis sa ütledki, et sinu ülesanne on käia proovis ja anda õhtul etendusi. Miks sa pead minema mingi selle publiku vestlusele või miks peab lavastaja enne etendust tulema teatrisse õhtul kohal ja näiteks tutvustama oma lavastust 10 minutit, et see nagu nõuabki seda, et organisatsiooni kultuur muutub, et me hakkame nagu mõtlema, et see on ka osa minu tööst. Et mitte see, et okei, et ma olen nõus ajakirjanikuga rääkima, et kommunikatsiooni tuleb nagu teha ja ma selle intervjuu annan, lasen endast pildistada, aga et ka see, et sa suhtled publikuga ja et täpselt, et sa ei saa ennast nagu varjata publiku eest, vaid see kogukonna loomine käib ka niimoodi, et sa pead päriselt nendega hakkama rääkima, et ma arvan, see nõuabki nagu teatris täitsa mõttemuutust, sest nii kaua ei ole seda tehtud, igalühel on oma töö, ta teeb ainult oma töö ära ja sellega ei pea nagu tegelema. Ja siis teine asi, tõesti see kaasamine, et ma olen täiesti nõus, et kui me räägime nagu sellest kaasamist, et tõmmatakse etendusse sisse, et kõik inimesed ei taha seda teha ja sulle peab jääma nagu võimalus mitte seda teha, isegi kui see etendus nagu nõuab sellist kaasamist, et ma võib-olla lihtsalt toon näite, et kunagi Tartu Uus Teater tõi lavale sellise asja nagu Hingetöö, siis Ristikivi Hingetöö, mis oli, et see etendus toimus ühele inimesele. Sa läksid Tartu Ülikooli muuseumisse, sind viidi läbi muuseumi, sa said kogeda iseenda surma, sulle peeti nagu matuseid, sa olidki sellise valge lina all, sa ei saanudki aru, et kas need teised inimesed sinu ümber on näitlejad, kas need on teised publiku liikmed, et seal nagu ja ka see oligi su võimalus, sa võisid nagu sellesse mängu sisse minna, võtta omale tegelase rolli, aga sa võisid ka lihtsalt ilma midagi ütlemata nendest stseenidest lihtsalt läbi liikuda ja need näitlejad või etendajad pidid olema selleks valmis, et sa võid võtta täiesti erineva suhtumise ja sa oled igatpidi väärtuslik külastaja, et inimesel peab olema alati võimalus mitte midagi teha, kui ta ei soovi. Et kui ta ei taha et seda 4. seina lõhutakse, ehk siis ta peab nagu näitlejaga astuma kontakti, ta ei pea seda tegema, et seda tuleb ka alati minu meelest nagu tegijana meeles pidada. See dialoogi tekkimine ja mulle tegelikult meeldib, et meil tuli välja just see mõttemustrite muutus, et see ei ole tegelikult mitte ainult teatris, vaid see on laiemalt. Ja see on see, mida me ka näiteks teenusedisaini õppes, et me hakkaks nagu mõtlema teistmoodi, et me paneks ennast kliendi kingadesse. Et ma ise vaatan, et see teismeliste sihtrühm, et me oleme ilmselt jätnud nad tähelepanuta ja kui ma vaatan, on olnud siin just mul raamatukogudega see teemaks, et just need teismelised, nad kaovad pildilt, kas nad on siis keskkoolis, juba on nagu teised huvid ja meil nutiseadmed või siis tegime uuringuga Tartu Turuga, et ka seal on väga traditsiooniline teenus, et kas sa oled oma vanemate, vanavanematega turul käinud, kas sul on tekkinud see harjumus ja kui seda ei ole, et siis teismeline küsibki, et aga ma ei tea, mis majas on ja miks ma peaksin sinna üldse sisse minema, eks ju. Et ma ju käin toidupoes, et see probleem ilmselt tekib kusagilt 5. klassist alates. Kõik, mis jääb algklassidesse ja lasteaeda, on veel käsitletav, aga alates kuskil 4., 5., 6. klass tekib see kõige keerulisem periood tegelikult. Ma mõtlen teatrimaastikul just, et kus kohas jääb äkitselt repertuaari vähemaks. Nad ei ole enam lapsed, nad ei ole veel täiskasvanud ja seal tekib väga suur vaakum tegelikult hetkel. Identiteedikriis. Absoluutselt, et ma vaatan seda, et seal on mingisugune taoline mõtlemine ka, et miks me peame vaatama etendusi, mis on lastele, aga kui me lähme kinno, siis me võime vaadata juba täiskasvanutele asju. Et või noortele, et miks ei ole meile midagi. Et seda ma olen ise kuulnud nagu selliselt 3. klassi õpilaselt, et kes nagu ütlebki seda, et aga te ju ei teegi meile midagi. Kui 3. klassi õpilane juba saab aru, et te teete meile titekat, siis on midagi valesti. Et siis me see ei mõista mind, on ju. Jah, aga mind näiteks väga kõigati selle käsiraamatu puhul, et te tõite sinna just selle näiteks teatriklubi või nagu selle kaasamise, et ma saan kellegagi mõtteid vahetada, sest ma olen nagu jõudnud kuidagi mingisse naljakasse punkti, kus minu tutvusringkonnas inimesed enam ei taha väga arutada, et see võtab liiga palju ressurssi. Ja siis on mul täiesti et ma tahaks nagu nende inimestega rääkida, arutada, kes on siis parajasti seda etendust näinud ja ma ei tea, kuidas see teil toimib. Ja ütleme nii, et
noh, me küsisime kõikide gruppide käest lõpus, et kas oli midagi, mida te oleksite tahtnud teha ja nendega, kellele me ei pakkunud seda arutuse võimalust, kõik ütlesid, et nad tegelikult oleks tahtnud pärast etendust nagu arutada selle nähtu üle, et kõikidele gruppidele, kõik ei saanud seda läbi katsetada ja me tõesti nägime, et see oli vist kõige lemmikum tegevus, et sa saad nagu pärast etendust rääkida, et ja noh, kindlasti mugavam on teha seda inimestega, keda sa juba tunned, nii-öelda oma sõpradega, aga tõesti ühel korral me siis läksime 15 võõrast inimest Tartus baari, tegime inimestele küll ringi välja siis oma uuringurahadega ja jagasime inimesed rühmadesse ja tõesti, noh, see oli võib-olla ka kõige keerulisem etendus, mida me vaatasime, et see oli üks kaasaegse tantsu lavastus Kriisi idee Vanemuise teatris, et seal tõesti polnud sellist selget narratiivi ja nad ütlesid, et just see oli väga hea võimalus siis nagu arutada teiste noorte inimestega, et mida seal ikkagi nähti, saada aru, et kas sa nii-öelda nägid õigesti jutumärkides või valesti jutumärkides ja me proovisime öelda, et tegelikult ei ole olemas sellist asja nagu õigesti või valesti, et igaüks võib nagu kogeda, kuidas ta tahab, et jah, mulle tundubki, et see noh, mis on ka kindlasti selline Eesti teatri traditsioon, et pärast etendust pannakse kohvik kinni. Et kui käia Läänes teatris, et tihti on just see, et kohvik on see, mis või teatribaar on see, kuhu inimesed nagu pärast etendust lähevad veel ühele ringile just sellepärast, et veel arutada selle üle nagu jagada mingeid kogemusi, võib-olla tõesti tutvuda ka uute inimestega läbi selle kogemuste jagamise, et meie jaoks kuidagi on see, et etendus lõpeb ja me näeme ka inimesed tormavad garderoobi, lähevad bussid, parkimise peab ära lõpetama, jah, et kiire, et noh, täpselt see ka, et meil ei ole võib-olla ka veel publikul seda endal seda teadmist või soovi nagu jääda pärast teatribaari rääkima, et ma olen täitsa kindel, et kindlasti tee peal kodus võib-olla või teel koju ikkagi arutatakse. Ja kes seda kultuuri peaks arendama? Seal on, Endla teater võttis selle tagasi kusjuures, kuna on uued kohvikujuhid, siis võeti see, et kohvik on lahti uuesti pärast etendusi ja tegelikult on näha, et publik tuleb teatrikohvikusse tagasi. Et see tegelikult, see vajadus on olemas. Et mina nägin taolist huvitavat nagu nüanssi hoopis Itaalias, mulle meeldis väga see, et ma käisime Itaalias teatris, käisime ühte Commedia dell'arte etendust vaatamas alles hiljuti mõned kuud tagasi ja mis seal toimus, oli väga huvitav, et seal oli see, et seal ei ole sellist nagu kohviku traditsiooni, vähemalt selles teatris ei olnud ja see, mismoodi teatri esisel väljakul inimesed ei läinud ära. Nad kogunesid puntidesse, nad vestlesid, nad emotsioneerisid, nad kiitsid, nad laitsid, nad tegid järele, et see oli väga selline emotsionaalne meeleolu, mis seal tekkis, et see vajadus selle järele on, aga seda tehakse nagu kureeritult, tehakse Eestis ka siin-seal, väiksemad teatrid teevad seda rohkem, no nii Tartu Uusteater kui Mustkast teeb seda isegi minu meelest nagu järjepidevalt, et see nii ongi neil, et kui huvilisi on, siis nemad vestlevad pärast etendust. Ja enamasti vist ka on, ma saan aru, et siin suurematel teatritel võib-olla ongi kuidagi see mehhanism on natuke teistmoodi üles ehitatud ja see nõuab just nimelt nende samade mõttemustrite nagu murdmist. Aga Endla teatris näiteks lavastusega Kurjus seoses nagu kohtumised ja arutelud koos psühholoogiga on ülipopulaarsed, et need, kui on etendus, mis on koos selle nagu psühholoogiga koos, on populaarsemad minu meelest, ma olen aru saanud, kui need, kus seda ei ole. Jah, ja siin on vist ka minu meelest ikkagi see, et kui räägitakse, tõesti see Kurjus, eks ole, räägib nagu koolivägivallast ja tegelikult väga räigest koolivägivallast, ka koduvägivallast, siis kunagi Ugala teatris oli lavastus, kuidas minust sai narkomaan, mis põhines ka sellel, eks ole, väga vist populaarsel või noh, selleks väga massidesse see ka siis Eestis nii-öelda anonüümselt kirjutatud lugu narkomaaniks saamisest, siis Vanemuise teatris oli lavastus Midagi tõelist, noh, kus räägitakse nagu hästi keerulistest teemadest noortele, et minu meelest see on see koht, kus tegelikult teater peakski võtma vastutuse, et ta pakub selle vestluse sinna juurde, sest et selle küll rääkisid mulle minu enda tudengid, aga et Tartus siis selle Midagi tõelist lavastuse puhul, kus ühes stseenis tegelikult toimub vägistamine, et siis noh, ma arvan ka umbes 7. klassi, 8. klassi noored ja see ongi väga keeruline aeg, see on see aeg, kus võib-olla olulisem on näidata ennast oma klassikaaslastele, kui seal teatris vait olla, et nagu hakkasid sellele vägistamisele kaasa hüüdma ja näitlejad tegelikult katkestasid etenduse ja noh, et see küsimus on, et kes tegelikult sellises olukorras vastutab, kui õpetaja oli olnud täiesti vait, noh, lihtsalt oli vaikus saalis 5 minutit, kuni siis näitlejad otsustasid nagu etendust
edasi mängida, millest ma saan ka aru, sest inimesed on maksnud raha ja neil on mingis mõttes õigus saada seda teenust, mille eest nad on maksnud, on ju. Aga et tegelikult me ei peaks minema sellistesse olukordadesse, et kui sa võib-olla pakud õpetajale mingid materjalid ette nii keeruliste teemade puhul, et siis sa saad nagu valmistada ette need lapsed, et millest seal nagu räägitakse, sest issand jumal, ma isegi ei tahaks näha vägistamist laval või see kindlasti mõjub mulle, et mida siis veel teeb 13-14-aastane laps, kellel ma ei tea üldse, mis on tema suhe seksuaalsusega, on ju, et minu meelest on need kohad, kus teater just noorte inimestega suheldes peaks mõtlema, et kes mille eest vastutab. Ja siin tuleb et mida tuleks nagu enne ja mida tuleks peale seda siis arutada ja see on ikkagi nagu lisaväärtus, et ma ise vaatan ka, et mul saab nüüd peagi raamatuklubi 10 aastat ja meil on olnud nagu päris palju raamatuid, keegi jälle teine on näiteks valinud, sa lähed kaasa, loed ja see raamat ei kõneta. Aga just selles arutelus tekib täiesti nagu mingi uus väärtus. Ja ma ei tea, võib-olla siin on isegi, et teatri seisukohalt annab mõelda, et kui ei ole võib-olla nagu nii tugev tükk, aga ma saan pärast nagu sellest arutelust hoopis nagu sellise tugevama kogemuse, et siis see summa summarum on väga positiivne. Just see oli see, kuhu ma korra tahtsingi ka juba põigata, mõtlesin, et me hästi palju räägime siin noortest, aga tegelikult on niimoodi, et see nii-öelda klassikaline täiskasvanul on täpselt samasugused vajadused, ta võib-olla ei oska neid nõuda nii-öelda nagu jõuliselt, sest et ta viisab ka siin inimene. Jah, et seda pole olnud, jah. Ja siin on nagu see, et võib-olla toon sellise nagu väikese näite, mida mulle endale meeldib teha, et mulle meeldib see, et ma annan pisikese sellise nagu, kuidas ma ütlen, lavastuse alguses, et kui ma saan anda midagi publikule sellist, et ta tuleb pehmemalt juba saali, sest mis seal on mahalaadimise aeg on vaatajal. Et see on selline nagu kaval asi, et inimene tuleb, võib-olla viimasel hetkel jõuab, bussi pealt jõuab, napilt jõuab, istub maha, hingeldab, mõtleb, kas see sai tehtud, kas ma vanemale helistasin, kas ma söögi panin lastele valmis, kas nad mis ma seal töö juures toimus, mis ma homme, ta laseb veel tegelikult päevasündmusi läbi, sest et ta ei ole kohale jõudnud ja ütleme, see on circa tegelikult 5-10 minutit see mahalaadimise hetk tegelikult täiskasvanul. Ja ma olen hakanud tegema sellist asja, mitte ainult täiskasvanul muidugi, et ma olen hakanud tegema sellist asja, et ma teen seda pehmet algust lavastusele näiteks, mis on mõnedel hästi ehmatav, näiteks selle sama Musta kasti Tükk maad lavastusega me alustame niimoodi, et kui publik sisse tuleb, siis näitlejad mängivad juba palli. Ja nad on alguses kohkunud, kui tulevad sisse, juba käib, aga siis nad saavad aru, et ei, ma võin ka rahulikult nagu olla ja lihtsalt vaadata ja veel vestelda ja võib-olla telefoni näppida või et mis iganes, aga et see, et neile tekib juba see tõstetud tunne, et nad saavad aru, et midagi, nad tulevad teise maailma, nad tulevad teise keskkonda ja see nõuab nendelt nagu ka nagu kohale jõudmist. Või siis Elleni sekundi puhul, et publik, kui ta tuleb, et ta tuleb läbi Elleni ja Jaani elutoa. Et nad tulevad ruumi sisse, mis ei ole nagu teatrisaal samas, et juba tulevad raamaturiiulite vahelt nüütelda. Nad tulevad, nüüd hakkas mingi muu asi teistmoodi. Ja see tekitab ka juba sees sellise teistmoodi omamoodi, kõrgendatud oleng, jah, aga samas, et ma olen valmis, minult oodatakse, et ka publikut tegelikult ju teatri tegija ootab ka publikult tegelikult seda tagasisidet, nii-öelda mitte siis nagu verbaalselt ma ei mõtle, aga just selle oma kohaloluga, panusega vaadata, sest et see on see, kust tegelikult ju teater lõpuks sünnib, vaatamisprotsessist. Ja see on selline, minu jaoks on see hästi ja nipp olnud praegu, et mismoodi publik kiiremini nii ütelda nagu enda poolele saada, nagu siis nende lavastuse poolele. Et see on minu jaoks nagu näiteks väga hästi töötanud. Jaa, no see täna siin ja praegu. Kuidas sa saad nagu tänase inimese nagu kohale, et väga hea näide. Aga et minu meelest siin on ka kindlasti, sina oskadki, Mari, öelda, et kui palju peab midagi tegema, et tekiks üldse mingi järjepidevus on ja et see, et sa teed seda ühe korra, et see kindlasti ei aita või et see ei too nagu, et näiteks ma lisaks sellele, et ma töötan Tartu Ülikoolis, ma olen ka nüüd 6 aastat, või nüüd tuleb 6 aasta korraldan sellist festivali nagu Draama Tartus. Ja ma olin juba sellega seotud varem, kui ma sain selle peakorraldajaks ja me oleme järjekindlalt teinud seal neid etendusjärgseid vestlusi. Ja kui me alustasime sellega, siis jäi väga väike hulk inimesi, aga kuna see publik on igal aastal suhteliselt sama, et need on inimesed, kes nagu
teavadki ette, et see festival tuleb. Meil on nüüd nagu nii suur hulk inimesi, kes jääb ja ma näen, et isegi meil vahel lõpeb etendus kell 12 öösel ja nad veel jäävad mingi hulk inimesi sellele vestlusele, sest nüüd on tekkinud see harjumus, et jah, sa saad küsida, et see ongi nagu, et sa pead seda lihtsalt järjekindlalt tegema, et see 1 või 2 korda ei too seda, ei harjuta veel publikut selliste tegevustega. Jaa, see on ju seotud sellega, et meie harjumused ei muutu nipsust, et võt hakkan sportlikuks ja võt hakkan targaks, et see vajab ikkagi sellist, mingit sellist väikest sissejuhatust. Mina ütleks küll konkreetse arvu, ma ütleks 7 korda. Ei, selle taga on tegelikult konkreetne filosoofia, see tuleb tegelikult hoopis sellisest nagu kristlikust maailmast hoopis tükis, et seal öeldakse, et keskmiselt peab inimest kirikusse kutsuma 7 korda. Et mõni ei tule kunagi, mõni tuleb esimesel korral. Et umbes kuskil 7 korda. Et uudishimulikud tulevad kohe kaasa ja teisi tuleb nagu jälle veenda, et see on see kõver. Jaa, aga kuidas siis on selle lavastuse loomisega? Ja ma just mõtlen, et me oleme siin rääkinud enne ja pärast ja nüüd nagu teenuse disainis tegelikult on üks selline tööriist nagu teenuse kaart, service blueprint, kus siis saab, tegelikult on nagu justkui tulnud IT-st, et selline protsessi kaardistamine, et kust protsess pihta hakkab, kes on seotud osapooled ja ta on seotud ka teatriga, et seal tuuakse see võrdlus, et midagi toimub justkui laval ja midagi toimub lava taga. Et lava taga on siis paljude jaoks just need IT-süsteemid, aga ka näiteks turundus ja siis mis osa me teenusest niimoodi täpsemalt vaatame, et kas on piletimüük või see on lavastuse loomine või see on see just see tagumine osa, et mida siis külastajatega peale etendust teha, et Kaili, kas sinul tekkis sellega seoses õpingute käigus kuidagi mingit uut lähenemist või mõtet? See on väga huvitav ja tekkis küll, tegelikult mul on täiesti üks mini-uurimus mingisuguse kursuse töö raames isegi tehtud selle kohta Endla teatri näitel. Et kui rääkida sellest eeslavast ja tagalavast, et see on huvitav et nad kasutatakse seda metafoori just sellises ettevõtluse maastikul, aga nüüd tuues tagasi metafoori, mis on teatrist võetud, viidud ettevõtlusesse, nüüd ettevõtlusest tagasi teatrisse võtta. Vaat seal tekib üks huvitav nüanss, mille peale teatri tegijana ilmselt ei mõtle. Et just selle eeslava koha peal tekib täiesti teine vaade, et eeslava peal on traditsioonilises mõttes, kui me nagu lavastuse ajal näeme näitlejaid, artiste, muusikuid, tantsijaid, orkestrante, trikimeistreid, keda iganes, kõik, kes on laval, siis tegelikult terve teatrikülastuse jooksul on eeslaval lisaks artistidele kassapidaja, administraator, publikuteenindaja, kohvikuteenindaja, saaliteenindaja ja teinekord näiteks ka helimeister, et kes nagu mõjutab seda just nimelt seda eesliini või siis valgusmeister, kes samamoodi mõjutab seda eesliini, sest et kui on seal nüüd oskamatusega tegemist, siis see tähendab, et minu teatrikülastus läheb nässu. Ja võt see on see, mida ei tohi tegelikult ükski teater endale nagu lubada. Et minu otsene kontakt, minu kui publiku otsene kontakt ükskõik millise inimesega, keda ma tee peal kohtan, peab olema positiivne ja teenima tegelikult nagu selle lavastuse eesmärke. Ja kui ta seda ei tee, näiteks keegi on minuga ebaviisakas, keegi juhatab mind valesti, keegi lahendab minu probleeme valesti, on minu jaoks elamus rikutud. Ja see tähendab seda, et teenus ei ole olnud positiivne. Ja see on selline huvitav nüanss, mida teatrid ei teadvusta endale, et see on see eesliin. Et see tähendab seda, et tegelikult peaks olema publiku mõistes, peaksid olema mõnes mõttes just nimelt saali teenindajad ja näitlejad ühel samal tasemel professionaalsuse mõttes. Aga sageli on publiku teenindajad juhutöölised nii-öelda ja sageli on nad ka noored, mis ei tähenda mitte midagi, aga nad võivad olla koolitamata. Et see tähendab seda, et publiku teenindaja, saali teenindaja koolitus peab olema väga hea. Ta peab olema valmis kriisisituatsioonideks, ta peab olema valmis väga hästi käituma, väga professionaalselt lahendama erinevaid olukordi,
kellelgi hakkab saalis paha näiteks, kuidas sa lahendad selle, et need on kõik need küsimused, millega peavad olema kursis kõik need inimesed, kes puutuvad otseselt publikuga kokku. Ja siis alles me räägime sellest tagatoast ja tagatoas on üks hästi oluline inimene, mis jääb väga sageli nagu tegelikult tähelepanuta, on teatri haldusjuht hoopis. Et haldusjuht vastutab kõikide nende tugiteenuste eest omakorda, ma ei räägi nüüd tagatoast, vaid ma räägin siis nendest toetavatest teenustest, mis puudutab internetivõrku, mis puudutab lavatehnika võrku, trekkvärk ja muud sellised, mis Eestis on nagu väga populaarsed negatiivses tähenduses tegelikult hetkel. Et räägime kanalisatsioonist, me räägime kuidas ma ütlen siis turvalisuse elementidest näiteks, et turvalisus oleks tagatud, et kõik need asjad, see on kõik haldusjuhi kanda tegelikult ja see on väga oluline mutter seal all, sest see loob selle baasi, millest publik mitte midagi ei tea, aga mis peab olema niimoodi tagatud, et kõik jookseb. Et see on, seal on huvitavaid nüansse veel. Jaa, no see on see meeskonnatöö ja kett on täpselt nii tugev, kui on kõige nõrgem lüli, eks. Jah, ja eriti mulle tundub, et Eestis, eks ole, kui me ütleme sõna teater, et ma arvan, et väga paljudel inimestel on see tegelikult teatrimaja, et kuna meil on ka sellised, ma ei tea, Estonia teater või Eesti Draamateater, need on nagu hästi pika ajalooga ikkagi nagu sümbolasutused meie kultuuriloos, mitte ainult nagu teatris, et ja hiljuti siis oma kolleeg Anneli Saroga me tegelikult viisime läbi hästi suure uuringu Eesti Draamateatrile, et neil on nüüd tekkinud tunnetus, et nende publik on muutunud, sest neil on nüüd juba küll mõnda aega siis uus kunstiline juht ja kas teie saite raha oma piletid, eks ole, et kusjuures see on ka väga huvitav küsimus, sest ma arvan, et inimestel on olnud väga negatiivne kogemus Draamateatrisse mitte pileti saamisega ja ma arvan, et see nagu muudab nende arvamust nagu Draamateatrist või see kogemus, aga et me küsisime ka selles uuringus, et iseloomustage Draamateatrit 3 sõnaga ja väga populaarne sõna oli hubane ja hubane kindlasti ei iseloomusta mitte Draamateatri repertuaari, vaid seda maja. Et inimeste jaoks Eestis täpselt kogu see, et ka milline on su, ma ei tea, kas sa saad trepist üles, kas ratastooliga saab sisse, milline on tegelikult ligipääsetavus, kas sa saad parkida, et ka see on ikkagi inimestele nagu väga oluline osa sellest teatri kogemusest, kuigi uuringud näitavad, et see väga palju ei mõjuta seda, milline nende arvamus etendusest, et kas sulle meeldis või ei meeldinud, aga kogu sellest õhtust kindlasti ka kõik need muud osad, kas kohviku menüü on selline, mis pakub sulle midagi, ma arvan, et tänapäeva noortele, kas pakutakse ka vegan variante, et kui seda kõike ei ole, et siis see on ka ikkagi see, mis nagu jääb sulle sellest teatriõhtust meelde, kõik need muud asjad seal ümber. Et sellega ma olen absoluutselt nõus ja tõesti, et publiku jaoks ju teatrikogemus, ma arvan, hakkab pileti ostmisest või ka teatri kodulehel lavastuse leidmisest ja kunagi ka see kahjuks ei jõudnud mitte kuskil, aga Tartu Ülikoolis oli selline innovatsiooniakadeemia, kus siis kutsuti kokku nagu teadlased ja valdkonna organisatsioonid, et seal suur osa olid küll loodus- ja reaalteaduse asutused, aga siis meie osalesime seal Vanemuise teatriga. Näiteks Vanemuise teatril on ka 56 lavastust repertuaaris oli sel hetkel. Kui sa tahad teha valiku, mida sa õhtul vaatama lähed, kas sa jõuad läbi vaadata 56 lavastust, et me proovisime nagu välja töötada tegelikult kodulehele sellist nagu otsingusüsteemi, aga mille alusel sa otsid, et kas see on nagu, et kas see on komöödia, tragöödia või see on hoopis, et ma ei tea, tantsitakse või lauldakse või see on hoopis, ma ei tea, jutustatakse lugu või mitte jutustatakse lugu, et mis need sõnad üldse on, mille alusel inimene võiks otsida. Et või täna õhtul tahan midagi kerget. Jah, täpselt või kerge või tõsine või et mis need sõnad on, me proovisimegi seda nagu koostöös teatriga välja töötada, et see jõudnud kuskile, aga et näiteks ka noored ütlesid, et nende jaoks see kommunikatsioon ei kõneta. Nad on harjunud vaatama filmitreilereid, aga teater tavaliselt seda ei paku, et mulle tundub, et see on väga lihtne lahendus, tehke treilerid oma lavastustest, et see noor inimene saaks aru, milline see visuaalselt välja näeb, mis seal enam-vähem toimub. Mis enam-vähem hakkab ootama. Endla teater rakendab seda nüüd juba paar aastat, kus juures see tõesti toimib hästi. Jah, sest teie uuringus oli ju ka see, et kui ma maksan 36 €, siis ma ei ole kindel, et mulle see võiks meeldida. Et ma ei taha ikkagi lahkuda sealt saalist. Jah, aga kui ma mõtlen seda, et kui ma jagan 36 € minutite peale, mis ma saalis nagu istun. Ja kui suur tiim on seal taga, kes kõik seda tiimi, mida vähem seda tajub kusjuures minu meelest ja mida vähem tajub töö nagu lõhna, siis seda parem on elamus lõppkokkuvõttes. Aga teinekord on see, et kas seal laval on üks näitleja või seal on 20 näitlejat, siis paraku see mass ikkagi on ka see nagu argument nagu vaataja jaoks,
minu jaoks on see kahju nagu tegijana, et see on, et oi, kui palju seal inimesi oli. Teinekord tegelikult suurem elamus tuleb ühe näitlejaga lavastusest, palju tugevam, sest see üks ühele või see ühe näitleja panus, no ma toon siin näiteks Andres Mähari see trükikoja lavastuse näide, et millise panuse nagu näitleja võib anda nagu iseenda energia ja kohaloluga nagu vaatajale, et see tõeline meistriklass selles mõttes, näitleja meistriklass. Et need on sellised nüansid, mida võib-olla ei oska lavastust valides nagu tähele panna. Et võib-olla see üks näitleja on just see, mida ma täna vajan, mitte nagu 20 näitlejat või isegi rohkem. Ja sa läksid veel süvitsi ka repertuaarteatriga, et mis avastusi sa seal tegid? Oi jumal, see avastuste nimekiri on nagu päris suur tegelikult, eks ole, et aga ma mõtlen jah, et ma uurisin repertuaari teatri mitmekesistamise võimalusi läbi just loomeprotsesside, et ma läksin teistpidi hoopis oma nagu uurimustöös, lõputöös, et mismoodi loomingulised inimesed saaksid rohkem kaasata võib-olla publiku vaadet. Ja kui tuua sellele viidatud uurimusele, mis me alguses mainisime, see Juhan Kivirähki tehtud uuring, et peaaegu 10 aastat, ongi 10 aastat juba jah, et 10 aastat tagasi, et seal on teatud aspektid, mis tänasele publikule on juba olulised näiteks repertuaariteatri vaatajale, mida nagu sellel hetkel ei olnud nii tugevalt pildis, et tohutult palju on kasvanud huvi ikkagi kohaspetsiifilisele teatrile näiteks, et see koht, kus kohas mängitakse, on näiteks kindlasti üks väärtus, mida nagu tasub eraldi vaadelda. See on muutunud ka veel ajas, et kui algselt oli see, et tõesti ükskõik, et on see rabas või kus iganes, siis tänasel hetkel otsitakse sellest kohast ka lisaks siis nii-ütelda huvitavale kohale ka, mida ma veel saan teha. Just need nii-öelda, et kui ma juba lähen, võtan retki nii-ütelda kuhugile spetsiifilisse kohta, see koht ise on väga tore, aga mis ma selle ümber veel saan teha? Kas ma saan ööbida, kas ma saan midagi veel külastada, millega ma seda ühendada saan. Jälle see tervikkogemus. Just nimelt see tervik ja see on see, kuhu suunas tegelikult teater on praegu ka teel. Et kui me räägime näiteks sellest samast Rahamaa näitest, eks ole, et ma saan aru, et Rahamaa tuleb ka Tallinnasse oma lavastustega, et ta on Tartus või Tallinnas, et see ei mängigi, see koht ei mängi tegelikult üldse rolli. Et siin on praegu pigem ta tuleb oma mingisugusele vaatele nagu lähemale, ta kolib Tartust Tallinnasse tagasi, ta tuleb tegelikult vaatele lähemale. Võib-olla on seal ka nagu pragmaatilised ja rahalised nagu otsused, me ei tea seda, aga et see publikule lähemale kolimine võib-olla avab mõnele vaatele just nimelt selle võimaluse tulla. Et siin hakkab jälle see koht nagu asukoht tegelikult nagu mängima just nagu selliselt, ma mõtlen just selliselt geograafiliselt. Võib-olla ma nüüd toon ka nagu täitsa teise teema sisse, aga olles ise tartlane ja olles elanud Tartu kultuuripealinn 2024, et tegelikult et ühelt poolt see koht nagu, et mida see nagu kunstiliselt sulle pakub on ja tõesti huvitav on sõita võib-olla Rabasse või Mõisa või ma ei tea, Eesti osa, kui sa pole käinud, aga tegelikult siin on ka tugev majanduslik aspekt, et selle Rahamaa näitel ma ei oska öelda, aga Tartu linn tegi uuringu, kus siis Tartus toimusid 2024 suured kontserdid, Brian Adams ja Jacob Collier ja ka näiteks genialistid, mis ei olnud küll osa 2024 programmist, aga et see ikkagi tõi nagu, mis on 1 miljon eurot tulu Tartu linnale ja et ka, kui me kogu aeg räägime, et kultuur võtab riigieelarvest raha, et tegelikult see ka toob raha sisse nendele kohalikele omavalitsustele, et ka, kui ma mäletan, kui ma enda teatris töötasin, et siis ikkagi reede ja laupäeva õhtul väga suur hulk publikut sõitis kindlasti kohale Tallinnast, mis tähendab ka seda, et nad arvatavasti ka söövad Pärnus, võib-olla ööbivad seal, et nagu mulle tundub, me unustame ära selle, et ka väljaspoole, võib-olla eriti just Tallinnat, et see on tegelikult nendele kohalike omavalitsustele ka tulu, et seal on kultuuriasutused, ma ei tea, ma arvan, et samad suured lavastused seal Põlvamaal on ju, see rohelised niidud või muusikalaada või et kohalikud inimesed, ma arvan, võib-olla müüvad oma küpsetisi või et igal juhul see nagu toob mingisugust nagu majanduslikku tulu, et kui me mõtleme läbi minu meelest selle teenuse disaini, ma loodan, et ma räägin nüüd õigete sõnadega, et siis ka see kohalik omavalitsus või see kohalik kogukond tegelikult saab ka sealt puhast majanduslikku tulu, et kultuur ei ole ainult kulu, vaid see tegelikult ka võimaldab nagu oma piirkonda reklaamida. Need samad suured lavastused, mis Narvas on tehtud, et inimesed sõitsid Narva Jõesuusse, et avastasid nagu uusi Eesti paiku, võib-olla lähevad siin järgmine suvi puhkama, et mina näen, et kultuuril on ikkagi ka võimalus nagu
avada mingeid uusi kuidas paiku. me saame pakkuda või luua võimalusi ja pakkuda parimat piirkonnast, see on ju võimalus tutvustada. No seal on hästi tugev ka järellõtk ka selles mõttes, et inimese mälu on üldiselt selline nagu polüfooniline, ütleme, et mulle tundus, et see just oli ju seal, et lähme ka, seda enam ei ole. Ja see tegelikult toimib inertsist nagu ka aastate järel, et võib-olla ongi nendest esimestest lavastustest Narvas on tükk aega nagu möödas just, kui Hungerburg oli ka, eks ole, eelmisel suvel, aga samamoodi see soov minna sinna ikkagi ka, mul jäi käimata, ma lähen nüüd, ma lähen ikkagi sinna, see mõjub nagu tagantjärele ka ja seda ei ole kerge mõõta, seda ei saagi, võib-olla saab, aga seda ei ole kerge mõõta. Et see on nagu selline nagu, kuidas ma ütlen, väärtusloome nii ütelda ka siuke prestiiži mõttes, et sa lood nagu selles väärtuse nagu laiemalt, mitte ainult nagu spetsiifiliselt ühele asjale. Et see on ka oluline aspekt selle juures. Just, aga kuidas teie näete trendi, et meil hakkab saade vaikselt lõppema? Juba. Et jahaa, et kuhu me siis suundume ja mis on külastaja roll homme? Või mis ta võiks olla? No ütleme nii, et kõigepealt jällegi suheldes päris palju oma kolleegidega läänes, siis see on tegelikult ikkagi üsna imetlusväärne, et Eestis on publik pärast koroonat teatrisse tagasi tulnud ikkagi, et väga mitmetes riikides see ei ole niimoodi läinud, et see 2-aastane või oleneb, eks ole, see paus ei harjumus muutus ja inimesed kuidagi jäid eemale, on ju. Et mina näen seda, et Eestis on ju publik tagasi, et mulle tundub, et kas me ei teinud eelmest jälle mingit rekordit kõikides asjades, et et tõesti see publiku armastus on ikkagi täiesti fenomenaalne. Minu vist praegu kõige suurem hirm on ikkagi see, et hinnad tõusevad. Ma arvan, just noorte vaatest on nagu see probleem, et see mõttes on väga raske ikkagi ennustada, mis saab. Kui me vaatame tagasi korraks majanduskriisi 2008-2009, et siis väiketeatrid olid need, kes publikut kaotasid, et need suuremad teatrid nagu mitte, et siin on kindlasti ka kultuuripoliitilised otsused, et kui palju riik ikkagi otsustab toetada kultuuri, kogu selles praeguses ikkagi väga turbulentses julgeoleku olukorras on ja mulle tundub, et väga raske on ennustada, aga ma lihtsalt näen seda, et kultuur on absoluutselt oluline ja tegelikult just kriisiolukordades tundub võib-olla, et inimesed veelgi enam pöörduvad kultuuri, et võib-olla see on ka põhjus, miks praegu kõik teatrisaalid on täis, et kui sul on igapäevaselt nii suur ärevus, et siis sa tahad tegelikult minna ja just nimelt ja mul on jäänud ka kõlama, et just see nagu tänane trend, et inimene läheb teatrisaali, ta saab olla vaikuses, ilma nutiseadmeta, ta lülitab ennast välja, teda ei ole võimalik tabada, ta on kohal. Et me vajame seda. Et ma ikkagi ei karda, et publik nagu teatrist Eestis ära kaob, aga et mis see täpne trend on, et mulle tundub, et praeguses olukorras on väga raske seda ennustada. Võib-olla siin see kommunikatsiooni pool on ikkagi oluline, et kui see pileti hind on tõesti nagu selline piiri peal või tõuseb veel, et me annaksime siis seda sisu niimoodi natuke nagu ette, et just need diiserid ja tutvustused, et ma saaksin olla kindel, et ma selle raha eest saan väärtust. No, ilmselt teatri tegijate poolelt ongi siis mõelda just rohkem terviklahenduste poole, et sinna suunas liigutakse ka, et aina rohkem on need vestlusringe, aina rohkem on nagu ettevalmistavaid materjale, et see tegelikult liigubki sinna poole. Aga mis puudutab nagu publiku sellist käitumist või publiku suunda, siis publik ju tegelikult muutub aina teadlikumaks. Et see on ka kindlasti üks pool, mille peale peab mõtlema just niipidi, et see, mis on täna teada, on homme vana. Et kuidas teha niimoodi, et see, et homme, mis ma teen, ei oleks vana. Et just publikule pakkumise mõttes. Et selline tunne on vahest tegijana. Lihtsalt, et kõik on tehtud. Ja leida nagu seda nii-öelda sealt seest poolt uusi ressursse ja uusi väljundeid. Need uuendused võivad olla väga väikesed, aga väikeste sammudega võib-olla peabki minema teinekord, et kui teed liiga suure hüppe, siis ei tule publik kaasa sinuga, ei tule järele. Aga just see väikeste sammudega minek aina edasi, ma arvan, et see on see, mis võib-olla ühendab seda vaatajat ja tegijat rohkem ja mis puudutab seda kaasamist, võib-olla kaasamisteatri poolt, siis mulle tundub, et suund ei ole niivõrd enam nagu sinna poole, et etenduse ajal nii palju nagu mängu tõmmata, vaid suund on selles suunas, et see elamus, et see loo teravus
teravuse fookuse nagu suunamine läheb aina rohkem vaataja meeltele. Et aina rohkem suunatakse sellele, et seda oleks nagu intensiivsem, see elamus, et see puudutab just nimelt ka tehnoloogilist arengut tegelikult, et see tehnoloogiline areng on selles käsitluses, et just nimelt võimestada emotsionaalset kogemust. Ja kui need asjad saavad kokku, seal on ka päris palju ka ebaõnnestumisi, sest et see on kõik katsetamise järgus, aga lõppeesmärk on ikkagi see, et see kontakt, inimkontakt on teatri väärtus ja see ei kao, sellepärast ei kao ka publik. Just nimelt. Jah, ja võib-olla lihtsalt lõpetuseks, et mulle tundubki, et teatrid võib-olla peaksid mõtlema, et nad ikkagi loovad kogukonda. Et ka sellisel individualismi ajastul, kus igaüks on nagu omaette üksi, me tegelikult otsime nagu kogukonda ja see ei ole võib-olla ainult su pere või su töökaaslased, vaid kuhugi sa tahad kuulumine. Kuulumist ja tegelikult sa tahad kuuluda sellesse teatri kogukonda, tunda, et sa oled nagu osa ja väärtustatud mitte ainult publiku liikmena, vaid inimesena, kes nagu on nagu jätab oma aega sellesse teatrisse ja sa tunned, et see teater ka väärtustab sind kui publiku liiget, et ma arvan, et selle peale peavadki teatrit rohkem mõtlema ja läbi nende kaasavate tegevuste seda saabki kindlasti nagu soodustada vähemalt. Ja no täna minu meelest kõlas väga palju häid mõtteid. Võib-olla teie poolt veel soovitused, et kas nii teatritele, ma ei tea, kas konkurendile saab soovitada, millele mõelda ja teatrikülastajale, et no see oli naljaga pooleks. Et mida konkurendile soovitada või? Mida teatrid võiksid ikkagi täna mõelda või homme teha ja teatrikülastajale mõni hea soovitus ka etenduse osas? Jah, ma võib-olla isegi ei soovitanud konkreetset etendust, aga ma arvan, et üldiselt mulle tundub, et inimesed võiks võtta, kui nad on käinud teatris etendust vaatamas, võtta selle aja ja kirjutada väike e-kiri, mis neile meeldis või mis neile ei meeldinud. Ma arvan, teater nagu tegelikult oleks väga hindaks seda tagasisidet, seda saaks anda edasi lavastele, näitlejatele ja kui see on ka kriitiline, siis nagu saada aru, et mis see probleem oli, et ka teatris ei tööta inimesed telepaadid, nad ei näe teiste inimeste pähe, et aplaus on nagu üks asi, aga et ma nagu julgustaksin inimesi täitsa kirjutama tagasisidet, see ei võta tegelikult rohkem kui 2-3 minutit ja saata kiri üldmeilile ja see kindlasti jõuab inimesteni. Ja mulle tundub, et väga hea meelega ka tegijad vastavad teinekord, isegi kui on kriitiline kiri, see aitab tegijal tegelikult ka sõnastada siis, et miks nii juhtus, miks on mingi asi negatiivselt välja kukkunud vaataja jaoks, võib-olla ka iseenda jaoks mõtestada, et teinekord on need tabavad, aga mõnikord ei taba ka, et see on ka huvitav vaadata, sest et see lähendab lõppkokkuvõttes, et järgmine töö saab selle võrra parem. Ma väga tänan, et meil oleks Eestis jätkuvalt väga häid kogemusi, mis vastaksid ootustele, et kui me lähme ka midagi kehva kogema, nagu siin alguses juttu oli, et see vastaks siis ootusele ja et oleks teiesuguseid, kes siis ikkagi niimoodi uuendusmeelselt mõtestavad ja tahavad teada, et kuidas saaks paremini. Nii et aitäh kuulamast, loodan, et kõnetas ja järgmise korrani.